Stuudio Tote on valinud oma tegevuspaigaks Tallinna vanalinnas paikneva vana ja väärika Saarineni maja, mis saab järgmisel aastal 110-aastaseks. Vanalinna majale omaselt on sel majal omad võlud ja veidrused, nagu näiteks müstilised uksed ja trepid, mis viivad ei kuhugi. Totekatel on see krutskäid täismaja toonud palju rõõmu ja nii sai Stuudio Totel Saarineni majas täis juba 10 tegevusaastat. Järgmise videoga kutsuvad totekad teid endale külla virtuaalselt. Tere, mina olen sinu virtuaalgiid Kertu. Nüüd alustamegi oma retke Totesse. Läksime! Tere tulemast Musta saali, kohta, kust kõik sai alguse. Paremale jääb meie väikene garderoob. Paneme sinna üleriided ära. Valmis! Oleme jõudnud ühte kõige olulisemasse ruumi selle virtuaaltuuri jooksul. Just siin 10 aastat tagasi septembrikuus võtsis aset totekate esimesed tantsusammud. Enamikule teist on saali välimus üsnagi tuttav, aga see pole alati selline välja näinud. Kui 2011. aasta suvel must saal Tote omaks sai, ei olnud see mitte must, vaid tantsustuudio Chase Streeti ajast hoopis kollane. Hakkasid ehitustööd ja nii sai sellisest saalist selline. Enne Chase Streeti asusid siin mustas saalis ka erinevad kirjastused. Ka tantsimine on aastate jooksul saalis muutunud. Alguses tantsisime nii, siis nii ja nüüd juba nii. Peale tantsimise võtavad mustas saalis aset ka sünnipäevapeod. Peolistel on võimalik mängida Just Dance'i, pidada maha lahe disko, Tote ööpidu, Glow Party või hoopis moeshow. Mööda koridori edasi liikudes jõuame Tote karikakapini. Aastal 2017-2018 hakkas meile võistlustel kogunema päris palju auhindu ja oli aeg nendele suure tööga teenitud kaunikestele leida õige koht. Nüüdseks ei mahu need ammugi kõik ära. Selles ruumis panevad kõik tantsuhullud ennast mõnusateks treenideks valmis. Hängivad niisama või tegelevad kodutöödega. Siin laua taga tehakse ka sünnipäevadelt kõige lahedamaid meike ja soenguid. Nüüd seisame 3 trepiastme juures, mis kunagi viisid järgmisesse ruumi seinamaalinguga. See on musta saali õpetajate tuba. Siin meie kallid õpetajad puhkavad, mõtlevad välja parimaid tantse ning kes teab, võib-olla teevad vahel ka mõne photoshooti. Oleme jõudnud Tote kõige tublimate juurde. Tote on alates 2018. aastast igal õppeaastal välja andnud 2 stipendiumi motiveeritud ja pühendatud tantsijatele. Eelmise aasta suvel ja sügisel pildistas andekas Ružena Vakulenko kõik stipendiaadid üles ning sündis stipendiaatide sein. Seda siin kutsutakse roosaks saaliks. See on roosa saal. Varem on siin toimunud mõned väiksema liikmelised trennid, kuid tänaseks kannab see muid ülesandeid. Siin süüakse sünnipäevadel kõike paremat ning tehakse pilte fototurus.
Selles samas torus on pildistatud ka meie õpetajaid ja tantsulapsi nii sõbrapäeval, e-poe tarvis või workshopil, kusjuures Tote kõige esimene projekt oligi linnalaager Tegus tüdrukute suvenädal Totes. Nüüd oleme jõudnud oma tuuriga meie kõige uuemasse saali, Punane saal. Punane saal sai valmis 2020. aastal talvel. Siin on mõned meie auhinnad erinevatelt võistlustelt. Paremal on Tote laste õppimisnurk. Enne ja pärast trenne teeme siin koolitöid ja räägime niisama. Punase saalis on meil ka köök, kus lapsed ja õpetajad vahel söövad. Paremat kätt on Tote juhataja ja tantsuõppejuhi kontor. Aga liigume tagasi saali juurde. Siit sisenemegi meie suurde punasesse saali. Siin, kus ma praegu seisan, oli keerdtrepp, mis viis sellest klaasosast ülesse. Muidugi on ka meil imeline punane tantsupõrand, mille järgi sai saal nime. Saalis on meil štanged balletiks. Tote virtuaaltuur hakkab vaikselt lõpule saama. Meil on jäänud veel 3 saalist see viimane, valge saal. Läksime! Olemegi jõudnud valgesse saali, mis sai valmis teise saalina 2016 aasta septembris. Varem kasutati seda ka laona. Siin hubases riietusruumis valmistavad end treenideks kõik suured ja väiksed tantsijad. Loodud on ka koolikotiparka. Laua ääres saab teha kodutöid ning pikast koolipäevast puhata. Lisaks on riietusruumis ka trepp, mis ei vii kuhugi. Edasi liikudes näeme õpetajate tuba, kus on nii kostüümiladu kui ka puhkenurk. Tule, läheme nüüd lõpuks saali. Lõpuks olemegi valges saalis. Muideks, 2019-2020 hooaja alguses pidi valmima Tote 3. punane saal. Uue saali ehitamiseks kulus oodatust rohkem aega. Pidime olema loovad ja mõtlema uue lahenduse, kuna olime tunniplaanis arvestanud 3 saaliga. Ehitasime valgele saalile ratastega vaheseinad, mis poolitasid saali 2. Nii tegime 2019 aasta septembrist kuni detsembrini. Enne tantsusaaliks valimist oli see ansambel Sõnajala muusikastuudio. Ehk see ongi põhjus, miks see muusika nii hästi kõlab. Valges saalis toimus tantsember, Tote suur aasta lõpudisko. 2019 aastal oli meil oma DJ, Linda. Samuti tehti glittermeiki, koos tantsiti, osaleti limbos.
esitati jõulukavasi ning üllatus oli ka treenerite poolt. Nagu ka teistes totesaalides on ka valges saalis uks, mis ei vii kuhugi. Saali vasakul poolel on matid, et tantsijad end trikitades sisi korras hoiaksid. Ahtutreenides on nendest päris palju vaja. Saali paremal poolel on tualetid totes supermeestele ja naistele. Meie virtuaaltuur on selleks korraks lõppenud. Mina soovin sulle ilusat päeva ja kohtume juba trennis. Tšau!